Täna ei ole mul kõige kallim objekt teile näidata. Täna ei ole ka kõige suurem objekt teile näidata, aga täna on kindlasti kõige paksemate seintega korter mul teile näidata. Kus me oleme? Loomulikult Tallinna vanalinnas. Asume Uue tänava ja Aia tänava vahel. Uus tänav sai alguse 17. sajandil, kui Tallinna linn hakkas linnamüüridest väljapoole laienema. Kuna sõjanduses võeti kasutusele juba kahurid, siis kõrgetest linnamüüridest ei olnud enam nii palju kasu. Vaja oli perimeetrit linnast kaugemale viia, ehk siis hakati muldvalle, igasuguseid bastioneid ja uusi väravaid ehitama linna ümber. Linnamüüri taga olnud vallikraav aeti aga täis ja selle asemel saigi Uus tänav. Ehk siis Uus tänav oli esimene tänav, mis Tallinna kindluse siis linnamüüridest väljapoole ehitati. Aia tänav, mis on teisel pool maja, rajati juba 19. sajandil, kui ka neid samu muldvalle hakati juba tasandama ja Tallinna perimeeter veelgi kasvas. Korter ise on hästi kõrgete lagedega ja ohtra paekiviga, nagu vanalinnas ikka, ja on täis igasugust keskaegse stiiliga kunsti. Omanik ütleb, et kõik see kunst, mis siin korteris on, et see on kellegi tuntud kaasaegse kunstniku töö, aga näevad küll ehtsad välja. Nagu ka see aktsent siin või see draakoni silm siin esikus. Omanik rääkis sellele jutu ka juurde. Ta on tegelikult selline reaalne töötav talisman, mis seda korterit kaitseb. Loodame, et ta jääb siis ka uuele omanikule seda korterit valvama. Muidugi see jalanõuriiul on ka kihvt. Siin on veel mõned vinged detailid selle korteri kohta. Siin on meetri paksused seinad. Siin võiks olla minul mingid käigud, mitte hiirtel. Siin korteris on oma keskaegne salalaegas. Siia ei murra keegi sisse. Lahed on siin üle 3 meetri kõrgused. Kõik põrandad selles korteris on võetud kuni vana palgini puhtaks ja uuesti valatud. Sama töö on tehtud ka ülemises korteris. Ehk koos nii paksude seintega see korter on praktiliselt helikindel. Siin korteris on ka korstna koht, ehk saad endale mõnusa keskaegse kamina siia laduda. Mul on koju vaja sellist. Korter ja kõik siin on megavinge, aga ilmselt tavaline noorpaar lapsega Tallinna vanalinna ostmas ei ole. Kellele selline korter üldse siis vajalik on? Antud korter sobib väga hästi näiteks paarile, kellel on lapsed juba kodust välja kolinud, kes võib-olla ei pea iga päev autoga igal pool ringi kihutama, kes just hindavadki seda, et kõik teatrid, kõik söögikohad, meelelahutus on jalutuskäigu kaugusel vanalinnas. Miks mitte poismehele, kellele samamoodi on oluline meelelahutus ja kes saab näidata, et elab vanalinnas. Aga see korter sobib väga hästi ka rahapaigutusena. Kui see annata siin pikaajaliselt üürile, sul on minimal effort ja su varaväärtus on vanalinna korteris väga stabiilne. See korter maksis enne koroonakriisi 3500 eurot ruutmeeter. Ta maksis koroonakriisi ajal 3500 eurot ruutmeeter ja ta maksab nüüd täpselt sama palju. Lihtsalt nüüd tehakse vanalinnas tehinguid palju aktiivsemalt. Ja see korter sobib väga hästi ka lühiajalise majutusega tegelemiseks. Ta on esimesel korrusel, väga hästi trepikojast ligipääsetav, sadama lähedal. Ehk turistide jaoks, kes tulevad kohvriga laeva pealt, nad saavad jalgsi siiani ja kohe esimesel korrusel ülesse. See on turistide jaoks ülioluline.
color believes in you. Ehk vinge korter sulle endale. Likviidsust annab kindlasti juurde see, et sa saadki ta pärast müüa kellelegi, kes tahab siin võib-olla majutusega äri teha. Ja kindlasti väga suur eelis teiste vanalinna korterite ees on siin asukoht. Sa saad otse Kalevspa tagant siia maja ette autoga, pärast kiiresti ka vanalinnast välja. Nii et, kes on alati vanalinnas korterit tahtnud, andke tuld!